بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Head vennad ja head õed, kui meil on ka kuulajad üleval, siis täna esimest korda teeme sellise tafsiiri loengu. Facebooki Eesti moslemite grupis oli ka küsitlus, et mis loengut eelistab. 2 varianti oli kas siira või tafsiir, kuna meil hadiith on juba ka olemas. Ja väga ülekaalukalt sooviti just tafsiiri loengut, ehk siis Koraani seletus, et valitud värsside seletus. Inshallah täna me alustame Al-Fatiha suuraga, mida me kõik just praegu lugesime Asri palves ja mida me loeme siis igapäevaselt igas palvuses mitu korda. Ja inshallah korraldame siis seda iga kuu teisel neljapäeva õhtul. Praegu küll seekord sai see 3. neljapäeva õhtule, aga inshallah siis tulevikus püüame olla regulaarselt sellega. Ja vaatame, kuidas me edasi liigume, et loodetavasti saab jätkata pärast Al-Fatihat Al-Baqara suuraga, mis on teine suura, siis hästi pikk suura peatükk Koraanis, ja siis niimoodi edasi minna. Et võib-olla ei võta kõiki värsse just, aga võtame neid, mis on võib-olla siis, mille kohta on rohkem rääkida, mille kohta on rohkem kirjutanud ka siis varased mufassiriin on araabia keeles see sõna, Koraani tõlgendajad või et vaatame inshallah. Aga alustuseks, sissejuhatuseks, et kuidas üldse Koraani tõlgendatakse. Et Koraani tõlgendamiseks on islamõpetlased öelnud, et on põhiliselt viis asja või viis viisi. Tõlgendatakse seda Koraani endaga, et on mõned Koraani värsid, mille selgitus leidub mõnes teises Koraani värsis. Et see on üks variant. Samamoodi sunna, prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna, hadiithid tihtipeale selgitavad seda Koraani. Samuti sellised esimeste moslemite ütlused, as-sahaba, eriti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaaslased, kes elasid siis, kui see Koraan alla tuli, kui neid Koraani värsse ilmutati ja nemad olid kõige rohkem teadjamad selle osas, et miks mingi värss ilmutati, mida mingi asi tähendas. Lisaks sellele, et nad olid araablased, mis on järgmine punkt tegelikult, et araabia keele reeglite järgi siis ka tõlgendatakse seda, et prohveti kaaslased sallallahu alaihi wasallam, et nendel oli see teadmine, et miks mingi värss tuli ja nad teadsid, et mida mingi värsi kohta ka oli prohvet sallallahu alaihi wasallam midagi öelnud või seletanud. Ja see 4. ongi see, et araabia keele reeglite järgi samuti. Et see on hästi raske kellelgi, kes ei ole ise araabia keelt emakeelena rääkinud, täielikult mõista kõiki sõnu Koraanis. Kujutage ette, et kui keegi välismaalane hakkaks lugema meie Greifswaldi teoseid, näiteks Kalevipoega, et seal on sõnu, seal on selliseid sõnu, arhailiseid sõnu, mida võib-olla mõni eestlane isegi ei tea täpselt, mis tähendab. Et Koraaniga on ka see, et araablastel lihtsalt emakeelena araabia keelt rääkijatel on see mõistmine lihtsam. Ja samamoodi mõningatel puhkudel saab ka siis niimoodi raamaturahvaste teatud neid raporteid, teatud edastusi, nende järgi ka mõningaid asju, mõned asjad leiavad selgituse tänu sellele ja eriti mis puudutab mingeid põhjusi, et miks mingi konkreetne värss näiteks alla tuli. Ja muidugi on selle teatud reeglid meil kõikidel, et kõige põhiline, kuidas Koraani mõista, on Koraani enda läbi.
et ja samamoodi siis prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, et tema roll oli ka selgitada seda Koraani, et need 23 aastat, mille jaoks see Koraan tuli, et nende jaoks seda selgitada. Ja tuleme siis selle Al-Fatiha suura juurde, mis on siis esimene suura Koraanis. See on, Al-Fatiha ise tähendab avajat, ehk siis selle raamatu Koraani avaja justkui. Ja samuti avaja selles mõttes, et sellega algavad ka palvused, justkui palvuse avaja. Samuti on selle üheks nimeks Ummul Kitab, ehk siis raamatu ema, nagu kõige üks tähtsamaid osasid siis Koraanist. Näiteks autentses hadiitis, mille Tirmidi on edastanud, ütles Abu Huraira, et Allahi sõnumid sallallahu alaihi wasallam ütles: Alhamdulillahi rabbil alamin, ummul Qur'an, wa ummul kitab, wa sab'ul mathani, wal Qur'anul azim. Et see Alhamdulillahi rabbil alamin, ehk siis see Al-Fatiha suura on Koraani ema, raamatu ema, siis Koraani selle raamatu ema ja 7 pidevalt korratavat värssi ja suursugune Koraan, et hästi mitmeid nimesid, samal kui Alhamd, kiitus on selle üks nimesid ja teisi nimetusi on sellel. Inshallah me räägime lähemalt ka veel nendest värssidest, aga üks hästi ilus hadiit on selle kohta, et Abu Huraira, mis edastas siis, et kus Allah on öelnud, et see on ka hadiit kutsi. Hadiit kutsi on see, kus Allahi kõne on edastatud siis prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiitis. Ja kus Allah ütles, et qassamtu s-salaa beini wa beina abdi nisfayn. Ma jagasin palvuse enda ja oma sulase vahel pooleks või 2. Wa li abdi ma sa'ala, ja minu sulane saab seda, mida ta küsib. Me räägime seal Fatihast. Ja peame meeles, et Allah on see, kes räägib selles hadiidis, prohvet on seda edastanud sallallahu alaihi wasallam. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. Ja kui siis see sulane ütleb Alhamdulillahi rabbil alamin, kiitus olgu Issandale, kiitus olgu Jumalale, Allahile, maailmade Issandale, siis ütleb Allah, minu sulane on mind kiitnud. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. Ja kui siis sulane ütleb Ar-Rahman Ar-Rahim, lugedes Al-Fatiha suurat, siis Allah ütleb, minu sulane on mind ülistanud. Ja kui ta ütleb, kui siis sulane ütleb Maaliki Yawmiddin, siis ütleb ka, et Allah ütleb, et mu sulane on mind ülistanud. Või siis teise tähendusega, et ta on andnud minule kogu oma, nagu pannud, kuidas eesti keeles on öelda, et usaldanud minu kätte kogu oma siis asjad, et Maaliki Yawmiddin. Me räägime inshallah lähedalt nendest kõikide värsside tähendustest, aga see on lihtsalt selline kokkuvõtlik hadiit. Ja kui siis see sulane ütleb Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ehk et me teenime ainult sind ja ainult sind hiiame appi, siis Allah ütleb, et see on minu ja minu sulase vahel ja minu sulane saab seda, mida on küsinud. Ja siis viimane osa, kui inimene ütleb siis Allahi sulane ihtina siraatal mustaqim, juhata meid õigele teele, sirgele teele, siraatal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, nende teele, kelle peal on see soosing ja kelle sa oled õnnistanud, mitte nende teele, kelle peal on see viha või kes on läinud eksiteele, siis ütleb ka Allah, et see on minu sulasele ja minu sulane saab seda, mida on küsinud.
ja me peame ka mõtlema seda, et kui me loeme Al-Fatiha suurat palvuses, siis tegelikult see on justkui vestlus meie ja meie looja vahel. Ja kogu palvus ise, see sõna palvus, as-sale, araabia keeles tuleb sõnast as-sile, mis tähendab ühendust. Et palvus istumisel on meil otsene ühendus loojaga, igapäevane, mitu korda päevas. Et see on justkui vestlus. Et seda tasub ka palves alati meeles pidada. Ja samuti on näiteks rääkides Al-Fatihast ja palvusest, on Prohvet sallallahu alaihi wasallam öelnud, men salla salatan lam yaqra fiha al-Qur'an fa hiya khidaj thalathan ghayru tamam. Ehk et kes iganes sooritab palvust ja ta ei loe selles al-Qur'ani ehk siis Koraani ema, ehk siis siin on mõeldud Al-Fatiha suurat, siis see on poolik või see ei ole täielik. Ja ta ütles seda 3 korda. Ehk et see on ka üks siis nii-öelda rukun, üks sammas palvuse puhul. Et palvuses meil on ka, et mõned asjad, mis on sambad, mõned asjad, mis on wajibad ja kohustuslikud osad ja mõned asjad, mis on sunnad, mis on soovituslikud. Et kui keegi jätab ära ühe selle samba, näiteks Al-Fatiha suura on sammas, näiteks sujud, kummardus, täiskummardus on üks palve sammastest, siis seda ei paranda ka selline pärast palvus selline lisakummardused, lisasujudi. Aga see on juba natuke teine teema. Aga Al-Fatiha, et kes ei loe Al-Fatiha, siis ei ole palvus kehtiv. Nüüd, kui sellest rääkida, et siis kas peaks lugema Al-Fatiha näiteks see, kes palvetab imaami taga. Et siin selle osas on mitmeid erinevaid arvamusi. Üks selline, mis nagu on natukene seal kahe vahel, selline loogiline arvamus on see, et kui imaam loeb kõva häälega Al-Fatihat, näiteks Isha palvuse 2 esimest rakat loeb Al-Fatihat kõva häälega, siis see justkui on piisav sellele, kes tema taga palvetab, imaami taga, et siis ei peaks justkui see tema järel lugema Al-Fatihat, et piisab see, et imaam loeb, aga need vaiksed osad, et siis peaks lugema see, kes ka järel palvetab. Kindlam variant on see, et me alati loeme, ka siis, kui imaam loeb kõva häälega, näiteks pärast seda, kui ta lõpetab Al-Fatiha suura, me loeme ka seda ikkagi omaette vaikselt. Aga siin on nagu erinevad sellised arvamused, aga mitte mingil juhul ei ole inimese palve kehtiv, kui ta näiteks palvetab üksinda ja ta ei loe Al-Fatiha suurat palvuses. Nüüd, kui me alustame ka üldse Koraani lugemist ja tegelikult palvuses ka enne Al-Fatihat, me ütleme A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ehk ma otsin Allahilt kaitset saatana eest. Ja samamoodi Allah on ka öelnud Koraanis فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. See tegelikult otsene selline juhend meile Koraanis. Et kui sa, otse tõlgen see, et kui sa loed Koraani, siis otsi Allahilt kaitset saatana eest. Või ar-rajim on nagu neetud saatana eest. Ar-rajim selle tähendusega, et kes on kõigest nagu heast eemale tõrjutud, eemale lükatud. Shaitan, saatan. Ar-rajim siis see omadussõna selle ära. Ja see palves endas on see soovituslik. Inimese palve on ikkagi kehtiv, kui ta ei loe seda. Aga seda on hea teha, et kui me loeme Koraani näiteks, või me loeme palvust, ütleme, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, me ei taha, et saatan tuleks meies kuidagi selle palvust segama, et tuleks meile panema mingisuguseid suvalisi mõtteid pähe, tuleb või näiteks Koraani lugedes ka näiteks, et me ei mõistaks neid asju valesti, mis me loeme. Sest šeitaan, see on tema loomuses, ta püüab ära kasutada kõiki võimalikke olukordi, kus ta saaks kuidagi usklikult segada, eemale võtta sellest Allahi teenimisest. Nüüd, kui me alustame Al-Fatihat, siis tegelikult on see ka Bismillahirrahmanirrahim. Allahi kõige armulisema, kõige halastavama nimel. Nüüd, siin on jällegi nagu mitmed asjadega istumis erinevad arvamused, et kas see on osa sellest Fatiha suurast, sellest peatükist, või see on lihtsalt enne seda.
enne seda peatükki. Ja sellest tulenevalt tuleb ka see erinevus, et võib-olla te olete kuulnud ka, et mõned imaamid näiteks, kui nad loevad palvust, et siis vahepeal nad ütlevad selle Bismillahirrahmanirrahim välja, enne kui nad loevad. Ja mõned jätavad selle ütlemata. Et see olebki sellest erinevusest, et näiteks Shafi'i koolkond on just kõige levinum selle poolest, et kuna nad peavad ka seda osaks sellest suurast, et see Bismillahirrahmanirrahim, et see on osa sellest suurast, et siis peaks sellega välja hääldama, et lugema seda. Ja näiteks Imam Malik ja Imam Abu Hanifa nemad olid arvamusel, et see Bismillahirrahmanirrahim ei ole siis osa sellest Fatihast, ei ole üks värst sellest, siis need koolkonna järgid tavaliselt ei loe seda välja. Aga ma ikka küsin, ütleme, et kumb see nagu üks või teine on õige või vale, et selles mõttes me peame alati selliste asjadega ka austama teisi koolkondi, selles mõttes, et kõik need koolkonna rajajad, alusepanijad, olid väga-väga suured imaamid ja väga-väga suured õpetlased. Aga kui tuleb meil mingisugune konkreetne hadiid, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja see hadiid on autentne ja see on väga selge ja õpetlased on seda selgitanud mingi asja puhul, siis me järgime ikkagi hadiidi. Ja seda on ka öelnud tegelikult need koolkondade rajajad ise. Näiteks Abu Hanifa ütles ka, et minu madhab, minu koolkond on see, et kui on autentne hadiid millegi kohta, siis see on minu madhab, see on minu koolkond. Et me kunagi peaks liiga jäigalt ka järgima neid. Aga kuidas jällegi sellest nii-öelda välja tulla, kindlam on jällegi öelda alati ise, kui sa loed palvet, ütled selle Bismillahirrahmanirrahim ka sinna ette, kuigi mõned peavad seda lihtsalt soovituslikuks. Nüüd see esimene, sellest inshallah tuleb ka juttu pärast, kui see värsi sees ja selle suure sees on, aga Ar-Rahman ja Ar-Rahim, need on nagu kaks mingis mõttes sarnast sõna, aga neil on natukene erinev tähendus. Et see Ar-Rahim, kõige armulisem, et see, ütleme Ar-Rahman kõige armulisem, sellel on laiem tähendus. See katab nii seda elu kui tulevast elu mingis mõttes, aga Ar-Rahim on mingis mõttes jällegi spetsiifilisem, kuna see puudutab just usklikke. Et see Ar-Rahman, see armulikkus, mingi armulikkus saab osa kõikidele maailma inimestele. Isegi neile, kes näiteks Jumala kohta väga, ma ei tea, rõvedusi ütlevad või teevad midagi, mis on väga-väga vastuolus selle tauhiidi ehk Jumala ainsusega. Nad saavad siiski osa mingist armust, sellest räägime natuke hiljem, inshallah. Aga siis alhamdulillahi rabbil alamin, kiitus olgu Allahile, maailmade issandale. Ja samamoodi see Allah, see sõna, et see on üks kõige tähtsamatest nimedest ja see tuleb sellest ka välja, et selle nime, nagu seda nime on mainitud tihtipeale enne kui on mainitud tema erinevaid omadusi. Et näiteks Allah on öelnud Quranis Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ja Allahile kuuluvad kõige ilusamad nimed, nii et paluge teda või kutsuge teda nende nimede läbi. Ja samuti puhtkeeleliselt võib öelda Allah on just nagu al-ilah, et al-määrav artikkel nagu the inglise keeles ja ilah nagu God, the God, konkreetne jumal. Ja alhamdulillahi rabbil alamin, see on kiitus, me kiidame Allahit kõikide tema imeliste, suursuguste omaduste eest või pärast, kõikide nende tegude eest, tema tegude pärast, et me kiidame teda ja ülistame teda, öeldes siis alhamdulillah.
ja samamoodi see Rabbil Aalamiin, siis maailmade issand, et tema on see, kes hoolitseb kogu oma loodu eest, et kõigepealt loob inimesed, kõik teised olendid ja ta annab neile siis nii-öelda elatist, kõik vajalikud söögi, joogi, kõik, mis meil, taimed, millest me saame sööki, loomad ja nii edasi, et kõik on Allahi loodud. Et samuti juhatab, annab juhatust, et see on ka Al-Hadi Allahi nimelist, et juhatuse, andev juhataja. Ja kõik see on nagu osa sellest, kuidas Allah hoolitseb oma loodu eest. See üks tähendus on issand ja selle tähendus võib öelda justkui nagu hoolitsemine või kasvatamine, näiteks araabia keeles see sõna tarbija, mis tähendab kasvatust, tuleb sellest samast sõna juurest. Ja samamoodi ka kasvatada ja hoolitseda inimese usu eest, selle imaani eest ja kasvatada seda usku. Ja see alhamdulillah tähendab, et kui see on siin Koraanis värsina, siis Allah kiidab ka iseennast ja samamoodi siis inimesed peaksid teda kiitma. Et see on selle alhamdulillah tähendus. Ja see mis seal on siis, et see al-hamd ja siis kogu kiitus kuulub Allahile. Nüüd, mis on erinevus kiituse ja tänu vahel? Et see hamd, see kiitus, see on natukene selle üldisem. Et kiidetakse mingisugustega omaduste pärast, et tänu on tavaliselt millegi eest, mis nagu vastusena, et keegi teeb midagi head, siis sa tänad teda selle eest. Ja see ei ole ainult, inimesed ei tänata ainult, näiteks kui inimesed räägime, ei tänata ainult tema omaduste pärast. Et tavaliselt kui midagi tehti, siis tänatakse selle eest. Aga see hamd on nagu selle üldisem. Alhamdulillah, et kogu kiitus kuulub Allahile. Ja samamoodi näiteks selle kohta, see on ka üks selline hea dua, mille kohta Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et afdalu dhikr, parim dhikr on la ilaha illallah. Et ei ole teist kommarist räägivad Jumalast peale Allahi, et see on parim dhikr, Jumala meenutamise fraas, la ilaha illallah. Wa afdalu dua, alhamdulillah. Ja parim dua on siis, või parim palvus on alhamdulillah. Ja samamoodi üks ilus hadiid, mis puudutab Allahi kiitmist, tema tänamist, on milles on edastatud, et Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, ma an'ama Allahu ala abdin ni'matan faqal alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhad. Et kui ei ole ühtegi sulast, keda Allah õnnistab mingi asjaga näiteks ja ta ütleb alhamdulillah, ilma et see, mis talle on siis antud, mis Allah siis talle annab, on parem kui see, mis ta ise on kuidagi saanud või võtnud see inimene. Ja nüüd see al-aalamiin, Rabbil Aalamiin, maailmad issand, mis see al-aalamiin tähendab? Et see tähendab praktiliselt kogu loodut, siis põhimõtteliselt kõik, mis on olemas, välja arvates Allah. Ja tähendab siis kogu loodut, see on taevastes, maa peal, meres. Ja samamoodi Al-Qurtubi, kes on üks hästi suuri õpetlasi just Koraani seletuse osas, Koraaniks suurimaid siis seletajaid õpetlaste hulgas. Ta ütles, et jah, et see on nagu õige tähendus, et al-aalam siis hõlmab kõike, mida Allah on loonud mõlemas maailmas. Selles mõttes ka nii selles maailmas kui teispoolsuses. Nüüd see Ar-Rahman ja Ar-Rahim, mida võib tõlkida siis armulisele
või halastavale, kui me nüüd kiiduse olgu Jumalale maailma issandale, Allahile maailma issandale, kõige armulisemale, kõige halastavamale, või siis saab seda ka tõlkida täielikult armulisele, spetsiaalselt armulisele, see on natuke selline spetsiifiline tõlge, aga see annab natukene edasi rohkem seda tähendust. Et kuna see Ar-Rahman see on ka üks tema omadusi, talle kuulub täielik, täiuslik ja lõputu arm. Ja ta on Ar-Rahman, Allah on siis Ar-Rahman, ta on siis armuline, täielikult armuline kogu looduga. Samas kui Ar-Rahim käib siis konkreetselt usklike kohta. Ja selle kohta on ka Allah öelnud Quranis وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Ja ta on siis täielikult või ta on armuline, kõige armulisem ja armuline usklikega. Aga jah, siis see Ar-Rahman, see mis on selline üldine arv, et see on selline, millest saavad kõik osa, nagu ma eelmalt natuke mainisin. Näiteks kui me võtame, et jällegi inimesed, kes täielikult eemale lükkavad looja ja mõned inimesed töötavad ka täielikult selle vastu, et teised inimesed saaksid näiteks usku praktiseerida. Et on ka neid, ütleme, inimesi, kes lihtsalt vihkavad seda, kui näevad, et keegi palvetab ja võib-olla kommenteerivad kuidagi seda väga, väga rõvedalt ja edasi. Juba see tegelikult, et nad seda saavad pealt näha, et see silmanägemine on ka tegelikult ju Jumala Allahi armust, et tal on silmanägemine, et ta saab seda näha, mis toimub, et ta saab neid asju öelda, et tal on võime rääkida, et see on ju tegelikult ka Allahi armust, et see Jumala arm, siis see, mis tähendab seda Ar-Rahman, sõna alla käib, et see siis on laialdane, kehtib siis kõikide. Ja mõtlen siin mõned kohad, ma olen ette valmistanud ehk vahele, mis ei ole nii tähtsad, keskendun sellele, mis on natukene tähtsam. Ja mis on, kui me vaatame seda ka seda värssi, ja siis me peaks ka nagu tekkima selline, peaks nagu mõtlema ka selle Allahi armu peale, see Ar-Rahman ja Rahim, et kui tohutu tegelikult see on ja me kiidame teda, alhamdulillahi rabbil alamin, kiitus olgu Allahile maailma issandale, Ar-Rahman ja Rahim, ja siis mõtlema ka selle peale, kui armuline ta on. Ja osaks sellest armust on ka tegelikult see, kui ta inimesi juhatab. Tegelikult lõpuks ei ole ainult meie kätes. Tegelikult see ei ole üldse meie kätes selles mõttes, et juhatus on ainult Allahi kätes. Ja kui ta kedagi juhatab, siis see on tegelikult üks suurim arm ja armulikkus tema poolt. Ar-Rahman ja Rahim. Et see, et me juba et ta on lubanud meil palvetada, et me saame palvetada ja see on ka tema armulikkusest. Ja Al-Qurtubi ütles ka selle kohta, et Allah kirjeldas ennast Ar-Rahman Ar-Rahim pärast seda, kui ta ütles Rabbil Alamin, maailmade issand, et see eelnev siis värks, et see, et ta on maailmade issand, ta on kogu maailmal ja valitseda, kõik kuulub temale. Et see on just nagu hoiatus, et inimene peaks mõtlema, et palvesid, kui ta on Rabbil Alamin, et kui tohutu on see issand, keda ma palvetan, et kas ma tahan ikkagi tema keeldude ja käskude vastu minna. Et seal võib isegi teatud selline hirmu nagu aspekt tulla sisse. Ja siis selle järel siis tuleb kohe Ar-Rahman Ar-Rahim, et see on üks julgustus. Et ta on ka kõige armulisem. Et see samamoodi see on sarnane nagu paljude asjadega istemis on see, et tähtis on mõõdukus, tähtis on tasakaal. Et me loodame usklikena, et me pääseme paradiisi, aga samas meil on ka hirm põrgutulees. Et seda on hästi ilusti kirjutanud, seal on lootus, ühelt poolt lootus ja teiselt poolt hirm. Selle kirjeldas hästi ilusti ka üks suurimad õpetlasi Ibn al-Qayyim rahimahullah, kes ütles, et see lootus ja hirm on
justkui linnu 2 tiiba, et mis mõlemad on vajalikud, et lind saaks ilusti lennata ja siis selle linnu pea on siis Allahi armastus. Et meil peaks olema ka armastus Allahi vastu ja need asjad peaks olema tasakaalus. Ja Koraanis me näeme ka mitmes kohas seda, kus on mainitud näiteks seda, et Allah on kõige armulisem, kõige andestavam ja samas kohe selle järel tuleb ka mingisugune fraas näiteks Allahi karistuse kohta. Näiteks Allah on öelnud Koraanis Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Mis see siis prohvetile käskeb, et ütle või teavita minu või hoiata minu sulaseid, et tõesti ma olen kõige andestavam, kõige armulisem ja minu karistus on valus karistus. Et need asjad peavad olema alati tasakaalus, et inimene ei mõtle, et ta võib teha kõike, elada nii, kuidas ta tahab, et usk on ainult südames, ainult Jumal teab, mis mu südames on ja ta ei hoolitse oma tegude eest, kuidas ta teisi kohtleb näiteks. Et ütleb, et see on hästi levinud ka, et vahepeal keegi ütleb, et isegi palluse kohta, et Allah ghafur, Allah rahim, et Allah on andestav, Allah on arvaline, ma vahet ei ole, et ma palveta on ju. Ja samamoodi ka teistpidi ei peaks olema see, et näiteks inimene vahepeal katustab ja kõik me katustame, aga me ei peaks kunagi kaotama lootust Jumala armu suhtes. Et need asjad peaksid olema tasakaalus. Ja teine võrdsus ka on selline selle kohta sarnane. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim. Tõesti, sinu issand on kiire karistuses ja tõesti ta on kõige andestavam, kõige armulisem. Järgmine värss, Maliki yawmiddin. Seda võiks tõlkida kui tasustamise päeva kuningas või valitseja. Väga natuke, mitte täpne, aga natukene, võib tõlkida ka viimse kohtupäeva valitseja, viimse kohtupäeva kuningas. Ja siin on siis see kirjeldus, et al-mulk on, mis talle kuulub, siis Allahile kuulub al-mulk, ehk see on nagu võim, või võib ka tõlkida nagu kuningriik. Ja see yawmiddin on siis nagu tasustamise päev või tasupäev. Ja et ta siis, iga inimene saab siis selle hea või selle halva enda tasuks siis selle põhjal, mida nad tegid selles maises elus. Ja näiteks Ibn Abbas ka radiallahu anhu, üks prohveti kaaslastest sallallahu alaihi wasallam ütles, et yawmiddin on siis tasustamise päev loodule, et ehk siis kohtumõistmise päev. Sellel päeval Allah siis mõistab kohut või võtab vastutusele inimesed nende tegude eest ja siis kurjad teod saavad, halvad teod saavad halva tasu, head teod saavad head tasu, välja arvatud siis need, kellele ta andestab. Et Allah võib ka enda armust andestada inimestele ka need halvad teod, mis nad on siin maises elus teinud, mille eest nad võib-olla ei ole ka andestust palunud. Sest kui inimene palub siiralt andestust, tauba, ehk siis kahetsus on selle patu, kahetsus on selle nimetus siis tauba, et need patud põhib Allah täielikult ära, et ükskõik kui suured need on, kui inimene enda elu jooksul pattu kahetseb, et siis need kaovad ära, et siin on siis rohkem mõeldud neid, et kui inimene ei ole seda pattu kahetsenud, kui ta teinud midagi halba näiteks või kui ta teinud halba inimeste vastu, aga ta ei ole kuidagi nende inimeste õiguseid siis nagu taastanud. Näiteks varastas on ju inimestelt midagi või pettis kelleltki mingit raha välja, ta võib-olla Allahilt palus andestust
ja Allah selle teo eest võib andestada, aga see ei tähenda, et inimene siis ei peaks seda raha näiteks tagastama või inimeselt andestust paluma, kui kellelgi on nagu sõnadega haiget teinud, et need inimeste õigused on selles mõttes hästi nagu ohtlikud mingis mõttes, et Allahi puhul me võime olla kindlad, et Allah on armuline ja andestab. Aga kui me teeme kellelegi inimesele halba, siis meil ei ole seda garantiid, et inimene meile ka andestab seda, kui me oleme midagi halba teinud. Ja ehk siis kogu võim, Malik Yawmiddin, kogu võim siis kuulub Allahile. Sellel päeval ei ole mitte miski ei kuulu kellelegi peale Allahi, et ei ole enam, et ma ei tea, mul on auto, mul on maja, et kõik kuulub Allahile, kogu võim ja kogu selline, kõik on Allahi omad. Ja näiteks Allah ütleb ka selle päeva kohta Koraanis: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Et sellel päeval on ruuh, kes on siis ingel Gabriel, ja teised inglid seisavad ridades ja nad ei räägi, välja arvatud see, kellele Allah lubab seda, ja ta räägib vaid siis seda, mis on õige, mis on tõde. Et neid värsse on mitmeid, kus on nimetatud sarnase tähendusega, et näiteks Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus, et kus on konkreetselt üks Allahi on mainitud, siis Allah mainib iseennast Koraanist al-Malik, et ta on selle värse tähendus, et ta on Allah, peale kelle ja ühtegi kummardust väärivat Jumalat, al-Malik, kuningas, al-Quddus, püha. Ja samuti hadiid on konkreetne hadiid ka selle kohta, kuidas keegi siin maailmas ei peaks ennast nimetama kuningate kuningas. Et see on hadiidi järgi siis prohveti sallallahu alaihi wasallam hadiidi järgi üks jäledamaid nimesid Jumala silmis. Kui mingisugune inimene selles maailmas nimetab ennast, ma olen kuningate kuningus, et ma olen mingid muid sarnaseid fraasi võib ka mõelda. Et lõppude lõpuks ka need kuningad siis seisavad Allahi ees ja need valitsejad seisavad Allahi ees viimse kohtupäeval. Ja viimane see, mis puudutab seda al-Malik ja mis puudutab seda nime eest, siis on ka hadiidis edastatud, et yakbid Allahu al-arda wa yatfi as-samaa biyaminihi thumma yaqul, et sellel päeval siis viimsel kohtupäeval siis Allah haarab siis maa ja voldib kokku taeva oma parema käega ja ütleb siis Anal Malik, mina olen kuningas. Ja küsib siis, et aina mulukul ard, kus on selle maa, kus on maised kuningad? Aina Jabbarun, kus on siis need türannid? Aina Mutakabbirun, kus on need ülekohtu tegijad? Ja sellepärast ka, et subhanallah, see on natuke väike kõrvalpõige, et Allahi nimedest on ka see, et ta on kõige õiglasem. Ja kui me näeme selles maailmas ülekohut juhtumas, siis me peame teadma alati seda, et viimsel kohtupäeval kõik inimesed saavad oma selle tasu. Et tegelikult see läheb väga konkreetselt kokku sellega Malik Yawmiddin, et see ongi see tasustamise päev. Et me näeme, et mida võib-olla tehakse süütute inimestega, kuidas inimesi koheldakse, rõhutakse. Aga meil on see teadmine, et see maine elu ei olegi see, kus me peame alati selle õigluse leidma, aga viimsel kohtupäeval ilma igasuguse kahtluseta kõik inimesed saavad oma tasu. Et need, kes tegid tohutult palju kurja, nad saavadki
vastavalt ka siis tasustatud. Ja lähme siis edasi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et mille tähendus on, et ainult sind me teenime, kummardame ja ainult sinult me palume abi. Ja see on hästi tähtis ka selle hääldus tegelikult, iyyaka. Et me hääldame selle alati see topelt, selle sheddaga see topelt häälduse märk on. Sest kui me hääldusele ühe nagu jotiga niimoodi eesti keeles hääldusega iyyak, siis seda tähendus on araabia keeles nagu päikesevalgus. Et just kui me ütleks, et me teenime ainult sinu päikesevalgust. Et see on hästi-hästi tähtis see, et kui me Koraani loeme, kui me Al-Fatiha suurelt loeme iyyaka na'budu, et meil on see õige hääldus siin. Ehk et ainult sind me teenime ja ainult sinult me palume abi. Ja see teenimine, ibada, araabia keeles, inglise keeles sõna worship, mis on ka nagu lihtsam võib-olla. Aga see on siis selline kokkuvõtlik termin, mis hõlmab kõike, mida Allah armastab ja millega ta on rahul. Kas need on siis teod või mingisugused ütlused või need, mis on väljapaistvad või peidetud. Selles mõttes, et mõned asjad on inimese südames või inimese sees ja me ei tea, meie ei tea, aga Allah teab, et näiteks, et kuidas me näiteks võib-olla, mida me tunneme näiteks oma näiteks usuvenna või usuväe suhtes. Kas me soovime talle ainult teha, kas me armastame teda selles mõttes, usulises mõttes, soovime talle parimat. Või meil on mingisugune negatiivne tunne tema suhtes, võib-olla me tunneme kadedust. Et selles mõttes, siin on just mõeldud neid Jumala teenimine, et need ka, mis on peidetud asjad, et see, kui inimene näiteks mõtiskleb ise Jumala loodu üle ja ta teeb seda, et saada lähemale loojale, see on ka selles mõttes siis nagu selline peidetud Jumala teenimine, mis on siis Jumalale meelepärane. Ja siin on mainitud siis seda, et me teenime teda, seda, et me palume temalt abi ja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et see on ka selle esimene osa on ka selline justkui nagu me kuulutame, ütleme välja, et nagu me hoidume eemale širgist või siis ebaemale teenimisest. Et kui me ütleme, et ainult sind me kummardame, see tähendab, et me ei kummarda kedagi teist või mitte midagi muud. Me ei kummarda mingisugused kujukesi, päikest, tähti, planeete, prohveteid, ingleid, mitte kedagi muud peale Allahi. Et see igasugune Jumala teenimise tegu, kummarduse tegu religioosses mõttes saab olla ainult suunatud siis Allahi poole. Ja siis see wa iyyaka nasta'in, et ainult sinult me palume abi, siis see nagu viitab sellele, et kuidas me oleme ilma Allahita jõuetud, meil ei ole mingit jõudu ja võimu ilma temata. Ja tema on see, kes kontrollib kõike tegelikult lõppude lõpuks. Et me peaksime ka panema oma sellise lootuse ja usalduse Jumala peale rohkem oma asjades. Muidugi me teeme nagu seda, mis on vajalik, et ma ei tea, kui me oleme haiged, läheme ka arsti juurde, võtame mingit rohtu, kui me tahame tööd leida, siis me ei istu lihtsalt kodus ainult ja ei palveta ainult, aga me otsime ka tööd kuskil mingis portaalis või läheme kuskil kohale, vaatame kuulutusi ja kõik see ka. Aga lõppude lõpuks see, et kas me saame mingisuguse töö või ei saa, või kas me saame ravitud või me ei saa ravitud. Et see on lõpuks Allahi käes, me peame rohkem seda usaldust panema Allahi peale. Ja seda ütleb näiteks Allah ütleb Koraanis, et see on siis konkreetselt suunatud prohvetile see ütlus, aga see käib kõigi meie kohta ka, et fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.
nii et teeni teda ja pane oma usaldus tema peale või usalda teda. Ma ei tea, mis see inglise keeles või eesti keeles kõige parem fraas on, et me tõesti nagu usaldaks Allah, et usaldaks oma loojat, usaldaks oma issandat. Inglise keeles on put your trust in him, näiteks on selline väljend. Rely on, et toetume tema peale. Teine vers on kul huwa ar-Rahman amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Ütle, ta on kõige armulisem, temasse me usume ja teda me usaldame, tema peale paneme oma lootuse. Ja siin on ka see, kus inimene otse, jällegi tuletab meelde, see on nagu otsene vestlus loojaga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Me otse räägime loojaga, me ütleme talle, et ainult sind. See on ka nagu teine nagu, kui eesti keeles on jälle see, et mina vorm ja sina vorm, et esimene, teine, et see teine, see nagu esimene kord selles Fatiha suures. Ütlemegi, alguses me ütlesime nagu alhamdulillahi rabbil alamin, kiitus olgu Allahile, aga me ei ole, et kiitus olgu sinule Allahile. Kõigi see tähendus on, et see on Allahile, aga siin me otse pöördume, ka keeleliselt pöördume sina vormiga Allahi poole. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ja siin on ka see iyyaka na'budu, see teenimine. Ja sellest tuleb ka see sõna abd, teenija või sulane, Jumala teenija, Jumala sulane. Ja kui kuskil maises tähenduses võib see olla sellise madala tähendusega, et keegi on kellegi teener ja vanasti olid sulased kuskil mõisas näiteks on ju. Et meie usus on see Allahi sulane on hästi-hästi kõrge staatusega ja tegelikult ka prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kes on siis meie usu järgi parim inimene, kes kunagi selle maa peal on kõndinud, et teda on ka nimetatud ju Allahi sulaseks. Näiteks alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Kiitus olgu Allahile, kes saatis alla oma sulasele raamatu, siis selle Koraani. Subhanalladhi asra bi abdihi leila. Et see öörännak siis oli, mis toimus siis Mekast Jeruusalemma siis taevasse. Et samamoodi Allah nimetas siis oma sõnumitööd, nimetas ka siis sulaseks. Et see on, et me oleme Allahi sulased, et see on nagu tegelikult mingi asi, mis on omaette väärtus. Ihdinas siraatal mustaqim, läheme siis järgmise versi juurde, et juhata meid õiget teed mööda või õigele teele. Et näita meile, mis on see, näita meile, juhenda meid, mis on see õige tee, et anna meile edu, sest Jumala juhatus, Allah juhatus on kahte sorti selles mõttes. Kõigepealt on see juhatus, et ta näitaks, mis on see õige tee. Et see on näiteks, kui Allah juhatus meid islamisse, et ta avas meie südame, ta näitas, et mis iganes moel, mis iganes viisil me siia jõudsime, on see ikkagi läbi Allah juhatuse. On see läbi mingi raamat, on see kellegiga kokku puutudes teise moslemiga, kuskil midagi nähes, ma ei tea, et see on tema juhatus, et näidata meil seda õiget teed, mis on see õige tee, et Koraan ja Sunna on ju. Ja siis teine juhatus on see, et Allah juhatus on see, et ta annab sulle ka edu ja seda, et sa oled suuteline seda teed meile ka käima. Et selles mõttes mingis mõttes see katab mõlemad, et juhata meid õigele teele ja siis juhata meid seda õiget teed mööda, selle sirget teed mööda. Ja selle kohta ka see as-siraat al-mustaqim, see sirge teed, sirge rada. Selle kohta, kui Muhammad sallallahu alaihi wasallam öelnud, et hadiid selle kohta, see restatud, et ta ütles, et qad taraktukum ala al-bayda leiluha ka nahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Ma jätan teid sellisele erksale teele, mille öö on nagu päev, mis on kogu aeg selge.
ja keegi ei lähe sellest kõrvale, ilma et ta oleks hävinud. ja tegelikult üldiselt ongi see sirge tee, see õige tee on üsna selge ja kokkuvõttes järgida Koraani sunnat, mitte kedagi teist teenida peale Allahi ja teha siis elada elu Koraani ja sunna järgi. Ja siin on keelelisi tähendusi, näiteks araablased kasutavad seda siraat, selle sõna, et otse tõlkes sirgele teele, et see sirge, et seda siraat nagu see tee, seda kasutavad araablased siis ükskõik igasuguse teole viidates, on see tegu hea või halb. Ja sellepärast seda inimest, kes on aus ja hea, araablased ilmselt kirjeldavad teda kui sirge, mustaqim, sirge. Ja samas seda, kes on siis halb, valelik näiteks, petab kogu aeg, kes on siis nagu vastupidi, ei ole siis nagu kõver. Et mis on meil natuke, meie keele võttes natuke imeline, aga sellest nagu see aitab nagu mõista paremini ka seda tähendust, et sirgele teel. Ja ma arvan, et kokkuvõtlikult võtab see ehtinas siratul mustaqim selle kokku ja ühe lausega võib öelda, et juhatame sellele õigele teele, et tee nii, et me oleksime kindlad sellel juhatuse teel ja ära lase meil sellel eksiteele minna. Ja see edasi läheb siraatal ladhiina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, mis on siis viimane värss selles Al-Fatiha suures, et nende teele, et juhatame nende teed mööda, kelle sa oled õnnistanud või kelle peale sa soosin, ja mitte nende teed pidi, kelle peale on su viha või kes on teeninud su viha või kes on läinud eksiteele. Ja kes on nüüd need, kes on siis sellel, keda Allah on õnnistanud, kelle peale ta soosin, ja see tuleb välja Allahi enda sõnades jälle. Et see on jälle, see on näide ka sellest, et kuidas me tõlgendame Koraani endaga. Et Allah ütleb suurat An-Nisa suuras وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ja kes iganes kuuletub Allahile ja sõnumitoojale, siis nemad saavad olema nendega, keda Allah on õnnistanud. An'ama Allahu alayhim. Täpselt see sama sõnast, täpselt sama fraas, nagu selles Al-Fatiha suures. Siraatal ladhiina an'amta alayhim. Täpselt see sama fraas või see tegusõna just, see verb. Et need saavad olema nendega, keda Jumal õnnistas prohvetite hulgast, ausate, as-siddiqiin nagu ausate, as-shuhadaa märtite, as-saalihiin heade või õiglaste hulgas, wa hasuna ulaika rafiqa. Ja kui auväärne või kui hea saab olema nende selts. Et samamoodi ilma prohvetitega tegelikult, prohvetiteta ka, meil ei saaks ka seda juhatust olla, et Allah ka juhatas selles mõttes mingis mõttes ka läbi prohvetite inimesi. Et ka see, et Koraan on meieni jõudnud, alhamdulillah, et see on ka juba tegelikult osa sellest prohveti sallallahu alaihi wasallam juhatusest, kes siis seda Koraani õpetas, selgitas ja nii edasi. Ja need teised grupid siis on ju, et ghayril maghdubi alayhim waladdallin, et need on siis need, kes esimene grupp on siis see, kes teavad tõde, aga nad ei järgi seda. Et nad teavad küll, mis on õige, aga nad ei järgi seda.
ja teine grupp on see, et nad võib-olla tahavad küll kuidagi teha midagi, teenida võib-olla isegi Jumalat, aga neil ei ole teadmisi, nad ei tea, mis on õige ja vale. Ja siis see ongi see as-siraatul mustaqim, ongi seda teada seda tõde, teada, mis on õige ja vale, mida tõesti Allah, mida Jumal looja issand tahab meilt, ja siis ka seda praktiseerida. Et mõlemal juhul muidu oleks see puudulik. Et kui sa tead, aga sa ei praktiseeri, puudulik. Ja kui sa tahad praktiseerida, aga sa ei tea tegelikult, mida looja seda tahab, et siis ka see samamoodi puudulik. Ja ma arvan, et võtame sellega kokku, et meil on siin juba ligi tund, et siin paar sellist pikemat asja veel oli, aga et see, mida võib hästi lühidalt ka mainida, et Al-Fatiha võtab tegelikult mingis mõttes kokku ka Koraani ja ta võtab kokku selle tauhiidi, selles on erinevaid tauhiidi liike ka mainitud. Et tauhiid ar-rububiyya, Rabbul alamin, et Allah on maailmade issand, kõik kuulub Allahile, tema on looja, tema on kes siis hoolitseb loodu eest. Tauhiid al-uluhiyya, see on, mis puudutab siis Allahi teenimist, et iyyaka na'budu, et ainult sind me teenime. Ja tauhiid al-asma'i wa sifat, et Allahi siis tema ainsus, Allahi ainsus tema nimelise omadustes, et siin oli mainitud näiteks Ar-Rahman, Ar-Rahim olid näiteks nimed, mis olid mainitud. Et see on kokkuvõtlik mingis mõttes. Ja inshallah sellega lõpetame, ma palun Allahit, et nii nagu selles suures mäleta palume, et ta juhataks meid, et ta aitaks meil teada, mis on see õige vale, mis on see õige tee, see sirge tee. Ja et ta hoiaks meid sellel teel ja ta aitaks meil ka praktiseerida, mis me teame, mis on õige. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.